Brasiiliasse, Riosse ja olen sellises ägedas kohas. Siin on mingisugune uhke loss, ma ei tea, mis loss see on täpsemalt. Siis on selline äge kõrghoone ja siin on vist rahvusteater, kui ma õigesti aru saan. Ja Brasiiliast veel nii palju, et see on maailma üks suurimaid riike. Siin elab üle 200 miljoni inimese ja see on igas mõttes üks nagu multikulturaalsemaid riike maailmas. Siin on igasuguseid rahvuseid, immigratsiooni tõttu on siia igasugused inimesed sattunud. Pluss väga rikkalik loodus on siin, et siin võib kõike leida, et selles mõttes vägagi mitmekülgne riik. Ja hakkame siis avastama ja vaatame, mis Brasiilia meile pakub. Jõudsin Jorge Celaroni treppide juurde. Siin on põhimõtteliselt tavalised trepid, aga mis selle koha nagu eriliseks teeb, on see, et nende trepiastmete peal ja siin kõrval seintel on sellised plaadid ja väidetavalt see Jorge Celaron on toonud siit plaate 60 erinevast riigist ning see artist ise on pärit Tšiilist ja ta kolis vist Riosse 80-ndatel ja siis 90-ndatel ta lihtsalt leidis sellised ägedad trepid. Mõtles, et okei, siin oleks äge siis kunsti teha ja siis ta hakkas neid plaate siia laduma ning nagu näha, päris äge nagu kunstiteos on siin sündinud. Et mehele vist meeldis Brasiilia rohkem kui Tšiili ja kolis siia. Et siin on näha selliseid tuttavaid kohti ka erinevatest maailma otsadest. Siin on Bolognast mingi plaat, siis on mingi selle Barcelona motiiviga värk. Ja kõige ägedam on ikkagi see, et siin on kuulsa Austria kooli läbi kukkunud inimese sümbol, ehk siis päikeseratas ja muidugi mulle meeldib see, et kohe siin päikeseratta kõrval on siis Tallinna plaat, et Tallinn on ka ilusti esindatud. Ilus. Vot sellised on siis favela reeglid. Siin on näha siis rohkem Brasiilia temaatikat, ilus Brasiilia lipp ja trepid ka Brasiilia värvides. Ja vaade siit ülevalt alla on siis selline. São Paulo katedraal, ikka väga võimas hoone. Sinna vist saab sisse ka minna, nii et vaatame. Ja siin on ka selline äge ehitis, et väga huvitavad arhitektuurilised lahendused paistavad silma. Olen São Sebastião katedraalis. See peaks siis meenutama Maiade püramiidi väljast, et on sellise kujuga. Küllaltki minimalistlik stiil, selline moderne, aga väga võimas, suur. Peaks mahutama umbes 20 000 inimest siin. Et tõesti vägagi võimas ehitis, et väga unikaalne katedraal. Sellist ei olegi varem näinud. See on ka ikka sõge ehitis, et kuidas see püsti püsib. Vägagi imposantne vaatepilt. Nii võtsin siis açaid, mis on kohalik maius siin. Açai on siis nende kohalik puuvili vist või mingi mari. Ja siis siin ongi selline karamellikastme ja mingisuguse müsliga. Et proovime ära, kuidas on teistest. Muidu naturaalne see açai peaks selline küllaltki maitsetu vist olema. Aga sinna vist lisatakse siirupit või suhkrut, et siis ta on nagu parem. Davai. Cheers! Mine pikki kui hea. Magus. Külm. Aga nagu, ma ei ole sellist asja söönud. Üli hea. Täiega bänger. Olen praami peal teel siis Paqueta saarele, mis on üks saartest, mis siin Rio läheduses on, et kuna Rio on siis Atlandi ookeani ääres, siis siin on ikka mitu saart ka. Nägin esimest korda Jeesuse kuju siit praami pealt. Ma ei tea, kas kaamera võtab seda, aga selle mäe tipus, ma ei saa praegu näpuga näidata ka. Siin on mingi megapikk sild. Ma ei ole vist nagu nii pikka silda näinud, et seal lõppu ei näegi või algust.
ja läheb siit edasi. Ja praam on ees. Nii tulime siit, kus mu pöial on. Oleme praegu siin keskel ja siin on see saar, kuhu lähme praegu. Mega palju kajakaid. See paat on täis mingeid kalu või mis seal toimub nagu. Nii, selline ongi siis Paketa saar. Kohe oleme kohal. Jõudsin Paketa saarele. Väike saar. Saar on tuntud selle poolest, et siin autosid ei ole, aga inimesed elavad siin. Nii et selline väga rahulik koht, chill. Paketa. Mõni võib-olla mõtleb, et Lukas Paketa on üks jalgpallur. Ja kusjuures Paketa ei olegi nagu tema päris nimi, vaid see on tema hüüdnimi. Ja ta ongi saanud selle nime selle saare järgi, kuna väiksena ta vist kasvas siin üles ja ma ei tea, elas siin saarel või tal mingi pere oli seotud selle saarega igatahes. Et jah, selline huvitav fakt. Ja väga chill on siin küll ja selline suur kivi siin ja tulin siia hängima. Vot, siit on isegi Jeesust näha selle mäe otsas. Väga rahulik, väga vähe inimesi. Tundub üldse nagu veider, et Rio on nii suur linn, et nii palju inimesi on siin lähedal, aga praegu lihtsalt ei ole turistihooaeg. Et siin alles algas kevad. Ma ei arvanud, et nagu siin Rio ümbruses on nii palju mägesid. Et igal pool on mäed, ka teisel pool. No siin muidugi ei ole näha, saar on ees, aga ikkagi mägine on see maastik siin ja hästi roheline, rikkalik. Nii jõudsin ühe seinamaalingu juurde, mis mälestab Brasiilia sõdureid. Ma ei nüüd mõtlema, et siin on nagu must see sõdur ja siis seal tema taga peaks olema see originaalteos vist. Keegi vandaal on üle teinud. Mõtteliselt Lõuna-Ameerika ei osalenud sõjategevuses teise maailmasõja ajal, aga Brasiilia sõdurid on erand, sest nemad käisid siis Itaalias 1944. aastal Monte Cassino operatsioonil. Monte Cassino siis lahingus osalesid Brasiilia sõdurid ja võitlesid seal. Nii üritan saarele tiiru peale teha, et praegu on selline mega kitsas tee siin. Alustame matkamist Jeesuse kuju poole ja siis valisin sellise tee läbi pargi, et Kristuse kuju juurde saab minna mööda erinevaid teid, et on vist 3 erinevat rada. No palju on mingeid teenuseid, et saad mingi bussi või rongiga sinna minna. Aga mina siis lähen terve tee kõnnin. Nii et jah, ma loodan, et mingi kookos mulle pähe ei kuku või mis iganes asi seega ei oleks. Nii et ma lähen põhimõtteliselt läbi mingi džungli. No praegu on siin mingi normpark, aga ma ei tea, kuidas siin hiljem on. Üks näis, vaatame. Nii, olen rajal teel siis Kristuse poole. Ja see ongi põhimõtteliselt nagu mingi vihmamets siin. Inimesi üldse ei ole. Seega see on ikka väga mitte tuntud rada, ma eeldan, sest see ongi mingi 1,5. No see valvur ütles mulle, et 2 tundi kõnnib sinna. See on mingi halb, sest ma tahtsin just Kristuse kuju juures võimalikult vara olla. Aga kõik teised, kes saavad
teist teed pidi minna jõuavad kiiremini Kristuse juurde, nii et mina pean kannatama. Aga päris äge, sest kuulen vahepeal mingeid helisid, mida ma ei ole elu sees kuulnud. Mingid loomad või asjad teevad neid. Et rada on ka selline ilusti arusaadav. Vast ei eksi ära. Ma alguses eksisin ära veits, ma ei jõudnud nagu rajale kohe. Noh, rada on päris ilus. Nii, jõudsin nüüd raudteeni, mis viib Kristuse juurde. Ma korraks arvasin, et ma pean mööda raudteed minema. Tulin sealt, aga tegelikult siin peab lihtsalt raudtee ületama, seal on silt ja siis edasi minema. Päris äge vaatepilt. Tahaks rongi ka siin näha, aga vist ei hakka ootama. Selline kuju ka siin. Okei, see on mega, see on imeline. Haige. Ja nüüd ma jõudsin sellisele autoteele, just buss sõitis, et pean mööda seda teed vist üles minema. Ja siis peaksin juba varsti kohal olema. No jõudsime suure Jeesuse juurde. Ma ei tahtsin mingit fakte rääkida sellest, aga mul ei ole interneti praegu, nii et mis ma tean selle kohta, on nii palju, et see vist tehti Prantsusmaal, toodi siia. USAs, New Yorgis oleva vabadussambaga oli vist sama teema. Et jah, prantslased on ägedaid asju meisterdanud, aga nagu siin on mega palju inimesi. Ma tahtsin varem tulla, aga ei õnnestunud kahjuks. Aga noh, vaated on ikka suht megad siin. Nii näen ahved vee peal. Ma ei tea, kas teda on ohtlikud ka, vist ei ole, pigem kõrdavad. Ahvid. Isa käib mul, sorry. Aga te olete ju harjunud Brazilian funkiga. Monkey. Õige, mis loomi ma siin näen. See on mingi leemur või mingi siuke huvitav. Äge loomake. Nii lahe. Mängib üles. Ahí, mira. Eso podría faltar. Nii, siin on siis Lõuna-Ameerika suurim favela, suurim siis selline slamm põhimõtteliselt. Ja mis see nagu favela tähendab, nagu te näete
või noh, ma ei tea, loodan, et on hästi näha. Hästi lihtsad majakesed. Lihtsalt inimeste poolt ehitatud. Illegaalselt siis, nagu te näete, maja on majas kinni. Nii, siia mäkke peab siis ronima muidugi läbi metsa. Ikkagi vihmamets. Džungel. Siin on siis hästi näha osa Rocinjast ja siis sellised palmipuud ka vist. Kui vaadata Rocinjat, siis ta ongi nagu džungli keskel. Nii et ma arvan, et lihtsalt üks päev hakati sinna ehitama hooneid, et ta on küllaltki on ju lähedal merele. Aga nagu ongi, see on lihtsalt džungliga ümbritsetud, see on hämmastav. No üldse tegelikult paljud Brasiilia linnad on praktiliselt nagu džungli sees. Eriti kuulus linn on Manaus, mis on nagu reaalselt seal ei ole mitte midagi muud. Ja noh, Brasiilia, mis on siis Brasiilia pealinn, linna nimi on Brasiilia. Seal see ka ehitati põhimõtteliselt nullist, minu arust nüüd 20. sajandil. Ja see ehitati ka sõna otseses mõttes džungli keskele. Nii, siit algas siis minu haik. Siin on selline äge sein. Ja, siin on jalkaväljak ka ja et siin peaks täitsa turvaline olema, kuigi see on ka favela, aga olen ikkagi siin ettevaatlik, et kusjuures see sõna on vist veits solvav, seega parem on kasutada mingit sõna nagu, ma ei tea, lihtsalt barrio näiteks, mis on hispaania keeles, äkki on portugali keeles ka, siis nagu piirkond. Noh, siin on ju täitsa turvaline, et ei ole mingit ohtu tundnud, et minu ees ka kõnnivad turistid ja tundub nagu chill ala selles suhtes. Nii endiselt oleme siis favelas ja nägin ühte meest kõndimas relvaga ringi, et mehed on siis narkomuulad, et noh, siin on ikkagi see narkoteemas ja et tihtipeale just narkomuulad kontrollivadki piirkonda. Aga noh, siin ma tunnen ennast väga nagu vabalt, no okei, mitte filmides, sest alati filmimine on selline, et noh, kunagi ei tea, äkki kellelegi ei meeldi see on ju või. Aga selles mõttes on küll väga, väga turvaline. Et noh, politseil on kontroll selle koha üle, et see on väiksem selline piirkond või noh, väiksem favela ka, et olhando daqui, parece uma pessoa It's like a face-off monster. Yeah, it is. Siin on hästi näha, kuidas siis uhked ehitised ja favela ehitised on nagu koos põhimõtteliselt ühes kohas. Selgelt saab neid eristada, aga kuidagi huvitav koostus, et ongi favela keset selliseid normaalsemaid ehitisi, ütleme nii.